Paljud inimesed räägivad väga tõsistest protsessidest, mis maal toimuvad. Muutub biosfäär, muutuvad elektromagnetilised kiirgused, muutub põhja- ja lõunapooluste kiirgus, nende paiknemine, nende kavatsused, nende protsessid, nende seisundid. Ja elektromagnetiline poolus on väga tõsine protsess, mis juhib planeedi loodusressursse, loodust ennast ning ka inimest, tema sisemist seisundit. Paljud räägivad varjutustest, päikese, kuu varjutustest, planeetide paraadist ja nii edasi. Aga mida peaks inimene tegema ja kuidas ta seda seisundit enda sees tunneb? Paljudel inimestel on hakanud tugevasti pead valutama, paljud ei maga öösiti, paljudel tekib depressiivne sisemine seisund, mida nad nimetavad paanikahoogudeks, ka paljud lapsed on muutunud rahutuks. Me näeme, et maailm on hakanud väga kiiresti muutuma, mida peaks inimene tegema, kuhu joosta, millest alustada, kuidas oskuslikult kohaneda selle uue eluseisundiga, mida see uus eluseisund inimesele pakub, mida see endaga kaasa toob, millised protsessid avanevad inimese sees. Ja muidugi mõeldes ja nähes seda kõike, mõistame, et ainus ülesanne, mis seisab iga terve mõistusega inimese ees, ja sellised on jäänud vähe, on ülesanne, mis avab inimesele tema uue seisundi, tema loomuliku ressursi. See tähendab, et tuleb õppida, tuleb avada endas oma loomus. Mu sõbrad, kui inimesed oleksid rohkem arenenud ja oskaksid juhtida oma peenkehade tööd, kas nad siis oleksid nii haiged? Kui inimesed juhiksid oma psüühikat, kas siis oleks nii palju vaimseid tasakaalutuid inimesi? Kui inimesed juhiksid oma eluprotsessi ja sündmusi, kas nad siis nii palju kannataksid? Te küsite, kas seda on võimalik õppida? Kas inimene on selleks võimeline? Muidugi, inimene võib kõike, ta on looja, ta on loovjõud. See on tema otsene kohustus õppida juhtima oma sisemist psüühilist seisundit, oma tervist ja oma elusündmusi. Vaadake, kui palju on praegu infot selle kohta, et mõte on muutunud väga tugevaks ja realiseerub hetkega. Miks siis inimesed ei ole siiani õppinud oma mõtteid juhtima ja seeläbi ka oma elu, oma reaalsust, oma sündmusi? Nad võiksid väga kiiresti saavutada oma eesmärke, soove ja tulemusi. Aga mida me näeme? Me näeme, et inimene on muutunud vaimselt väga rõhutuks. Inimene on muutunud tusaseks, inimene on muutunud emotsioonituks. Inimesed on muutunud tühjaks ja paljudel pole isegi kindlust homse päeva suhtes. Paljud ei näe ennast isegi homses. Paljud on nii madal seisus, ma ütleksin närbunud seisundis, et neil pole isegi tahtmist elada. Neil pole plaane, neil pole elujõudu. Aga milleni see viib? Inimese massilise hävimiseni, kus inimene hävitab end ise oma kavatsuste või pigem nende puudumise kaudu. Ja praegu me näeme, sõbrad, et see probleem on planeedil väga terav. Loomulikult oleksid pidanud koolid, instituudid, ülikoolid tegelema inimeste vaimse arenguga, kuid seda ei toimu. Ja lähima 5 aasta jooksul seda ka ei tule. Ja ma tahan öelda, et inimene on põhimõtteliselt jäetud iseenda hooleks. Kedagi ei huvita nende saatus ja ainult terve mõistusega inimesed on hakanud enda kallal töötama. Nad tegelevad endaga, nad ei taha varakult surra, nad ei taha haiged olla, nad ei taha oma psüühilist seisundit hävitada, nad ei taha olla masenduses, aga nad ei taha ka ennast hävitada narkootikumide ja alkoholiga. Need on inimesed, kellel on terve mõtlemine. Need on inimesed, kes on tõeliselt suunatud heale, kaunile elule. Ja isegi praegu hoolimata kõigest toimuvast loovad kosmilise reaalsuse vood neile õige ja hea elu. Ja isegi praegu, sel ajal suudavad nad oskuslikult juhtida oma elu reaalsust. Nende finantsasjad on korras, tervis on korras, psüühika on korras. Jah, te küsite, kus on sellised inimesed? Ma ei ütle, et neid on palju, aga nad on olemas. Võib-olla tasub ka neilt õppida. Võib-olla tasub teil üle võtta nende kogemus ja eeskuju ning luua oma elus edu, õnn, jõukus, terve mõtlemine, tugev füüsiline ja psühhoemotsionaalne tervis. Sest mu sõbrad, sellest algab elu.
Elu algab alati mõttest. Iga sündmus on algselt mõte. Mõte on energia. Energia on kõige kiirem kiirus. Kosmoses on see mõttekiirus. Mõte valitseb aega, loob ruumi, kuigi samal ajal eksisteerib ajaväliselt ja ruumiväliselt. Mu sõbrad, on saabunud uus aeg ja minevikku naasta ei ole enam võimalik. Uue reaalsuse ja uue maailma loomise protsessi ei saa peatada. On inimesi, kes ei suuda sellesse uude reaalsusesse, sellesse uude maailma üle minna ega luua oma uut elu. Ja selliseid on palju, kuid see on nende valik. Ja kellelgi pole õigust mõjutada nende tahetega nende valikud, kuid on inimesed, kelle päralt on tulevik. Need on tulevikud terved ja teadlikud inimesed. Inimesed, kellel on homne päev, kes teavad, mida nad tahavad ja mille poole nad püüdlevad.